Nii, siin on nüüd siis näha, kus on see maja, see Taara linnaosa maja, eks ju. Noh, siin oli nagu jutt, et kohe aia taga on nagu Kuperjanov. Siin on, ma ütleksin, paks mets. Siin pole midagi näha ega kuulda. Kui siin nüüd siis tohutu maa ja tohutu paks mets on siin vahel. Ma ei kujuta üldse ette, kuhu nad kavatsevad, siis kuhu nad tahavad selle heki veel siis siia teha. Et siin on ju tihe tihnik, et ma saan aru, et kuskile siia nad tahavad siis teha selle mänguväljaku lastele. Selle 100 000-lise. No ma arvan, et nende plaan on ikkagi see, et saaks veel nagu maju ehitada siia, et saaks seda riigimaad nagu endale natuke juurde. Seepärast, et noh, need Taara linnaku elanikud on juba hõivanud võõrast maad ja nüüd linn on nendega hädas ja tahab neile siis nagu seda kuidagi ära kinkida, et kõik juriidiliselt korrektne oleks. Ja ilmselt nüüd on siis kavatsus veel nagu saada juurde siis seda riigimaad siit. No siin on nüüd näha, seal on nüüd need autod, vaata, ilmselt seda parklat nad tahavad nüüd pikendada või laiendada siis. Et noh, ilmselt kuskile siiani siis nad tahavad laiendada. Noh, siin taga on need autod näha. Nagu ma aru sain, siis sealt plaani pealt kuskil vist mingi 50 meetrit või palju nad tahavad edasi tulla või? Ma ei tea, kas seal ei või vist filmida enam või? No aga siin on näha, et siin on see Kuperjanovi aed, eks kuskil 50 meetrit nad tahavad tulla siia poole, ehk siis selle koha peale, kus meie nagu seisame. Umbes nad tahavad tulla nende autodega edasi ja siia meie taha jääb nagu siit on näha paks tihnik, mis on isegi nii, kus lehed on langenud, on nagu täiesti nii paks, et ei paista läbi, ega et noh, see on täiesti arusaamatu, et kuhu see hek siia veel tahetakse siis, et selle miljonite eurot oli vaja nagu siis selle heki tegemiseks, et kuhu see hek siis veel peaks tulema, kui siin on nii paks mets sees, et see on nagu selge demagoogia, mis nagu inimestele aetakse või mis sina arvad, et meil on siin Jüri Luik, aktiivne linnakodanik, kes hoiab asjadel silma peal ja on kursis paljude asjadega, millega teised kursis ei ole, et kuidas sina seda kommenteerid nüüd? No kõigepealt lepime kokku niimoodi, et ma ei nimeta ühtegi nime, kust on saadud informatsioon, sellepärast et Allas on hakanud oma siseringi hästi palju sortima ja vaatama, et kus Luik seda informatsiooni saab. Noh, midagi pole teha, üks inimene on väga tema siseringist, teine inimene praegu ei taha nagu suurt midagi rääkida, kuna ühesõnaga Allase sellised nagu siseringi inimesed jagavad sulle infot? Mitmuses saab öelda, et nüüd 1,5, sellepärast et see, kellega tema ja tema naine isegi saunas käisid, see kardab natuke mulle informatsiooni anda, noh, eks ma ootan natuke. Aga lisaks siseringi inimestele olen ma rääkinud veel õige mitme inimesega. Ja midagi ei ole teha, jutt nagu klapib, langeb suures laastus kokku, ehk teiste sõnadega. Kogu see Taara kasarmute parkla laiendus paistab, et on olnud sotside ja Allase omamoodi äriprojekt. No midagi ei saa öelda ärilisest seisukohast. Et sotsid tahavad sealt ka endale midagi saada siis veel või? No küsimus on siuke. Ma räägin, et omal ajal võiks öelda niimoodi, et seepärast, et sotside peasekretär Kalvi Kõva on ka ju olnud kõva kaitseväe vastane. See on üks asi, selle juurde ma tagasi tulen, aga ma räägin momendil sellest kohast, et nüüd on välja tulnud niimoodi, et erinevate juttude põhjal ma teen nagu koondülevaate. Allas ja tema seltskond, kuna linnal ei ole enam raha, rahakott on tühi, siis miljon oleks päris hea raha. Ja siis mõeldi välja lihtsalt trikk, lepiti suures laastus kaitse. Allas on kõik linnaraha ära raisanud. No,
Ja ka laenusid võtnud nii palju, et enam isegi laenata juurde ei saa. Sul ei ole Ja midagi. kestväljaku tegemine ka võib-olla ei jõu ära lõppeda. Seal ma lõhkusin juba oma auto ära, aga ma ei saa pretensioone esitada, kuna sõitsin pikki omanimelist tänavat, Jüri tänavat, kiirusega 32 kilomeetrit tunnis. Lubatud oli 30, ma ei saa mitte midagi teha. Mersu see esimene bumper läks. No, see tähendab, vaat nihuke tee, eks ole. Aga kuna 32 kilomeetrit lubatud. Nagu kartulivaod, eks ju. Ma tahan näha, mis kevad hakkab toimuma, kui maapind hakkab pärast üles sulamist veel omate mängima. No see on teine teema. Tulen tagasi siia. Kokku, nagu ma aru saan, on kokku lepitud, et see antakse nagunii kaitseväele. Suusõnaliselt küsiti küll raha, aga kuskil nagu lepingus kirjas ei ole. Ja nüüd, kui on kaitsejõud tulevad nagunii siia ja nad tulevad siia, jumal kui maad ma ilmeks. Ja see on kõik riigimaa, see ongi riigikaitsemaa, et neil ei ole mingisugust takistust siia tulla tegelikult. Nüüd, kui Allas küsib raha, eks ole, muidugi kaitsejõud saatis ta karu peres, eks ole. Ja tulemuseks on nüüd niimoodi, et Allas on nüüd natuke solvunud, sest et see miljon oli juba nagu ette ära kulutatud. Kõik lubatud, mida siia kõik rajatakse. Ta oli neile juba midagi ette ära lubanud siis või? Ei vaata projektis, kas väljakut, teeme toda. Nojah, me tulime siit läbi metsa, et siin tekib lausa küsimus, et kuhu need väljakud rajatakse, et siis tuleb see mets ilmselt maha võtta lihtsalt. Et selle plaani peal, mida linn oli välja käinud, et seal ju mingit metsa enam ei olnud. Et järelikult nad kavatsevad siis omal hoopiski selle metsa kavalalt nagu selle projektiga seoses selle metsa lihtsalt maha võtta. Ükskõik mida. Ja siis pärast hädaldavad, et neid Kuperjanov segab ja siis taotlevad, et see Kuperjanov üldse ära viidaks siit. Ma tulen veel korraks siia tagasi. Äri ei tee lihtne. Leppisid kokku, antakse, saavad maad, küsime miljoni. Võib-olla mõni sõjaväelane lubas ka talle, et hunt, et küll saab. No ei saa, nii ei käi riigieelarvest raha. Nojah, sellel arutelul nagu tuli välja või nendest dokumentidest tuleb välja, et need inimesed arvavad, et sõjaväel on nagu raha nagu ratsahobus ja seda samustki, et siis mis see 1 miljon nagu visata siia ära ei ole siis on ju? Miljon on suur raha, aga küsimus on nagu põhimõttes, kui sul paberi peal kirjas ei ole seda asja, siis sellisel juhul Kaitseministeerium esiteks ta ei anna ja ta ei peagi anda. Kõik peab olema rahaliselt korrektne. Nüüd võtan teema kokku. Raha nad ei saa, on selge. Kaitsejõud teevad siia oma platsi ära, ta on ka selge, eks ole. Aga mis on jama, on see, et valimiskampaania jaoks igasugust väljakut, mida iganes, Allas on selle rahaga arvestanud. Nüüd tekib sotsidel tänu sellele nüüd auk. Nüüd Allas saab ka sellest ise aru. Ilmed raha ei tule. Nüüd ta asub siis, nagu öeldakse, nõu ja jõuga siis nagu rahva poole, et vaata, mis on ja paisutab üle tegelikult seda nii-öelda. Nojah, sellel koosolekul juba ERR kajastas, et terve Võru rahvas on nagu selle laiendamise vastu. Kurat, ausalt öeldes mina ei ole kaitsejõude laiendamise vastu, sellepärast, et koht on hea, ega siis omal ajal venelased ka sita koha peal ju ei teinud. See on strateegiline koht, raudtee, lähedus, eks ole. Siin oli Eesti ajal olid juba taarakasarmud. Ma räägin, et see on sisse töötatud koht. Et ta nüüd laussõja korral mitte midagi ei päästa. No kuskil Eesti on niivõrd väike, et kauglaske kahur see, mis laseb läbi stratosfääri, seal mürsk lendab üle, polegi nagu sõda pidada. Okei, see kuulub siin hävitamisele sõjaolukorras, et hävitatakse ka. Aga nii kaua, kui ta on nagu heidutussüsteem, nii kaua on soliidne, et ta laieneb ja laieneb ka, nii et ütleme selle teema kokku. Lootis saada milkud, planeeris kõik ära, kaitsejõud tegi õieti, et saatis selle asja, kus kurat, milkut ei tule, sotsidel on nüüd valimiskampaanias auk. Allas peab nüüd kuidagi Tallinna ees välja keerutama, miks tal seekord ei lähe see asi. Mis tuleb nüüd valimishäältega, on see lihtne. Taarakasarmust, nii kaua, kui ta siin võitleb, eks ole, nii-öelda kirjade järgi. Nende kruntide häälet ta saab. Võru nimel ärgu rääkigu. Minu häält ta ei saa, ükskõik, mis ta siin laulab, eks ole. Nii et kogu Võru rahvas on vastu, võtku protsentuaalselt võib-olla
8% või 7% elab selles linnakus. Ja siit ei saa ka kõiki hääli, nii et see on puhas demagoogia. Mis puutub nüüd sellesse, et Allas on seotud koos Kalvikõvaga, kogu aeg olid vastu selles Nursipalule ja seda, et kõik jälle nagu rahvulad. No siit minu arust kaitseb juba nagu koorub välja hoopis üks teine lugu, eks ole. Mida sõdid kaitseväega? Miks oled vastu sellele vähe? Aga no arvestades seda, et sotsid on ju tegelikult, vähemalt Eestis olevad sotsid on piinlik oleks öelda punased, aga ütleme rohkem nagu vasakpoolsed, siis vasakpoolt on loogiline, et vasakpoolsele eriti ei sobigi parempoolsete sõjavägi, nii et mingi loogika seal on sees, aga kui sa nii ametlikult vastu sõdid, siis ma toon veel teise näite veel tagantjärele. Mäletate, linna aastapäeval esimest korda korraldatakse parteitöötajate või komsomolitöötajate koosolek. Linnaga nõusolek, kes linna juhib, Allas, sest et tehti ju linnavalitsuse hallatavates ruumides. Jälle, et neid pisiasju, kui hakkab nagu kogunema. Ja samamoodi see Võru linna, eks see jõulupidu, mis on tavaliselt olnud koos Kaitseliiduga tähistatakse see riigikaitsepäeval. Mitte jõulupidu, vaid jaanipäev, vabandust, jah. Et seegi tehti nüüd ju esimest korda eraldi. Kaitseliit ei saanud ka sellest enam aru. Mis toimub? Tähendab, olekski nagu Võru valitsus olekski juba nagu teise süsteemi, teise riigi käepikendus. Ükskord peab selle, nagu öeldakse, piir tulema, okei, piir tulebki, tuleb järgmised valimised, siis enam sotsidel valitsusse asja ei ole sellepärast, et ega me nüüd väga Kremli-meelset valitsust ka endale ei taha. No aga rahvas on nagu ära pestud kuidagi või aju pestud või? Arvestades sellega, mis nad tegid nüüd nende aktsiisidega ja kõikides selle, nagu selle maksusüsteemiga, okei, ta võib veel hallelujat laulda kuni aasta lõpuni, aga sõbrad, siis tulevad tuludeklaratsiooni täitmise aeg. Hea on, et see on nüüd enne valimisi. Ja siis tuleb hakata kergelt tagasi maksma. No võt, siis tõstetakse uuesti üles küsimus, vaadake poisid, mis toimub. Okei, aga aitäh sulle!